Robotexi võib pidada Eestis kui selliseks tehnoloogia laulupeoks. Et kui meie laulupeole suvel lähevad tantsijad lauljad, siis siia tulevad robotiehitajad. Robotexist on kasvanud tänaseks sisuliselt Euroopa suurim robotite vaheline festival. 15 aasta jooksul on korraldatud väga palju robotivõistlusi, alates labürindi läbimisest kuni toa koristamiseni. Roboti ehitus on kahtlemata üks põnevamaid hobisid või alasid, millega tegeleda. See hõlmab endas väga paljusid erialasid, alustades informaatikast, elektroonikast, lõpetades mehaanika ja mehhatroonika ja võib-olla isegi paljudel juhtudel tootedisainiga. 90. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses siis Tehnikaülikoolis oli selline nagu võrreldes praegusega võib-olla sihuke mõõnaperiood, et tudengid olid, need oli küll, aga see haridus nagu tegelikult osadel põhjustel, sellepärast me olime tollal suhteliselt vaesed, oli sellised teoreetilisemat viisi. Et tegelikult olid need hea õppejõud ja tudengid said endale hea teoreetilise hariduse, aga puudu jäi sihukesest praktilisest poolest. Ja teisest küljest tollal oli ka hästi popp nagu ka praegu, aga siis ajal oli veelgi popim minna õppima majandust ja minna õppima üldse humanitaaraineid nagu praegugi. Ja see oli täiesti veel hullem probleem kui praegu, et meil on niivõrd vähe insenere, nüüd me oleme vähemalt suutnud IT-hariduse nii palju populaarsemaks muuta, et noored tulevad ja tahavad seda siiski mingil määral õppida. Aga selle ajal oli veelgi raskem. Ja robootika on selline ala, mis tegelikult on juba iseenesest on interdistsiplinaarne ala. Seal on väga erineva taustaga insenerid saavad tegelikult koos töötada. Seal on kindlasti vaja mehaanikainsenere, seal on vaja elektroonikuid, seal on vaja programmeerijaid. Ja see on hästi hea võimalus, kuidas tudengid said harjutada ka tiimis töötamist üksteisega koos. Ja tihtilugu need probleemid, ma olen täiesti kindel, et see on praegu täpselt samamoodi, aga need probleemid, mis tudengitel olid tihti mitte just tehnilist laadi, vaid enamusest tuli ületada neid probleeme, et kuidas oma aega paremini kasutada ja kuidas planeerida ja kuidas omavahel koos töötada ja kuidas informatsiooni jagada ja nii edasi. Et see oli veel nagu boonus selline uue õppemeetodi tutvustamine, kus tuli tiimis tööd teha ja mingisuguse kindla tähtaja vastu. Aga roboti ehitus hõlmab endas nii paljut, pakkudes osalejatele eri tehnoloogia-alaste lülide ühendamist. See on see, mis muudab selle hästi põnevaks. Sa võid olla väga tugev mehaanikas, aga see ei taga sulle edu, kui sa ei tea või ei oska programmeerida. Seetõttu on vaja luua meeskond, kes oleks pädev igal alal ja seeläbi suudab tagada vaid Robotexil maksimaalse tulemuse ja edu. Sul on väga täpne reeglistik, täpsed parameetrid ja piirangud, mille sisse robot peab mahtuma. Alati peab ta täitma mingit konkreetset ülesannet. Ja kõik oleneb sellest, kui keeruliselt see ülesanne on koostatud. Sellest sõltub ka osaleja nii-öelda isiklik motivatsioon. Sisuliselt on meil ülesanded kõikidele tasemetele. Roboti ehitajate vanuseskaala on väga suur. Noorim võistleja on olnud 3-aastane ja vanim kuni 60. Minule meeldib robotihitus sellepärast, et see on huvitav ja see arendab aju. See on huvitav ja mulle meeldib selle juures programmeerida ja õppida tulevikuks. Sa pead võimalikult vara hakkama valmistuma ja tasakesi niimoodi samm-sammult asjadega tegelema. Robotex lisaks oma väga paljudele võistlustele hõlmab suurt tehnoloogia näitust.
meie Robotexi boksi kõige kihvtim külastaja oli meie enda härra president, kes siis uuris erinevaid nutikaid aparaate, üritas iselukustuvat elektromagnetlukku lahti saada ja ei õnnestunud. Kuna meil on seal üks isesõitev ratastool, siis meditsiinivaldkonna inimesi on sattunud meil sinna boksi. Et oleme siis üritanud selgitada, mismoodi meie aparaat töötab. On ka nemad sealt häid mõtteid, ma arvan, üles korjanud. Kunstnikke isegi on sattunud, kes on meil andnud nõu näiteks, kuidas mingit toodet paremini disainida. Siis me oleme tegelikult ka publikust saanud endale ideid juurde tegelikult. Mina sattusin Robotexile vist esimest korda kas 2008 või 2009 aastal, kui oli ülikooli suures foyees oli, ma arvan, umbes 100 korda vähem inimesi kui siin praegu. Et seal oli mingi köiest üles ronimise võistlus oli, kus siis robot pidi hammastega mingisugust köiest kingi kiire arama ja siis köiest üles ronima. Et seal sai vist esimest korda võisteldud. Kahjuks ebaõnnestusime, mul oli mingid plastmass sammasrattad, millele hambad lendasid pealt maha. Robotex on arenenud päris jõudsalt. Esimestel aastatel oli ikka väga vähe inimesed. Valitud ringkond teadis üldse, et Robotex toimub. Aga nüüd on muidugi suur pereüritus, et tundub, et see saalgi juba jääb väikseks, ja parkimiskohti on väga raske leida. Et see on väga tore vaadata, et selline asi on massidesse läinud. Robotex populariseerib teadust ja püüab populariseerida inseneriteaduste ja erialade kasvu ja järjepidevust Eestis. Robotexile on oodatud kõik, keda huvitab tehnika, teadus ja robootika. Mis tahes vanuses tehnikahuviliste kaasamises korraldatakse Robotexi raames juba alates 2008. aastast erinevaid loovaid konkursse. Läbi Robotexi ajal on korraldatud väga palju erinevaid loovaid konkursse. Loovad konkursid said alguse fotokonkursist ja siis hakkas sinna lisanduma igasuguseid muid erinevaid, nagu näiteks essee-konkurss oli ühel aastal ja püsima on jäänud joonistuskonkurss, digitaaljoonistuskonkurss, videokonkurss, fotokonkurss ja sellel aastal lisandusid veel meisterdamise ja luuletamise konkurss. Üks väga põnev hetk oli see, kui meil ei olnudki tegelikult meisterdamiskonkurssi, aga järsku mitmest lasteaiast ja algkoolist saadeti meile vabatahtlikult meisterdusi ja neid oli päris palju ja me panime need kõik loovate konkursside näitusele välja ja siis sellest kasvas välja järgmisel aastal ka meisterdamiskonkurss. Igal aastal saavad huvilised osa võtta ka väga paljudest töötubadest. Robotexi töötoad on just järgmine samm peale loovaid konkursse. Kõige rohkem töötubasid korraldatakse just algklassi ja keskkooli õpilastele. On töötube ka lasteaialastele ja ka vanematele. Lisaks robotiehitusele saab töötubades kätt proovida programmeerimises, jootmises ja näiteks ka lauaarvuti lammutamises. Mulle meeldib robotiehitus sellepärast, et sa saad ise välja mõelda kujunduse, sa saad ise teha selle kõik, kuidas ta sõidab ja mis põhimõttega ja ta erineb teistest. See ei ole niimoodi, et kõigil on täpselt samasugune, sest see oleks igavad. Kõigil on erinevad ja sul on alati lõbus vaadata, et näe, tema mõtles siukse variandi, sina mõtlesid sellise ja teist varianti saab alati tagantjärgi kasutada või siis mõelda juurde midagi. Ja robotiehitus on iseenesest parem kui näiteks teha midagi muud, näiteks ma ei tea, arvutis olla või mis iganes, selles mõttes, et sa õpid küll koodimist, sa õpid väiksete juppide kokkupanemist ja samas sul on ka lõbus seltskond tavaliselt. Robotiehitus, miks mulle meeldib? Mulle meeldib see sellepärast, et sa saad enda ideed kõik välja elada, sa saad teha midagi, mida keegi pole varem teinud, sa saad luua midagi, mis sulle endale väga meeldib ja sa saad seda edasi arendada, sa ei pea jääma ühe disaini juurde. Ja mulle meeldib ka väga progemine, ehk siis kõige
koodi sisse panemine, ehk siis mida ta peab tegema, kuidas ta peab tegema ja see meeldib mulle isegi veidi rohkem kui roboti enda ehitamine. Robotics juures mulle eriti meeldib see, et hästi palju tiime tuleb kokku, sa näed erinevaid nägusid, saad inimestega tuttavaks ja võib-olla leiad uusi sõpru. Siin on ka võimalus käia ringi vaadata ja tavaliselt on kohtunikud ja kõik on ka sellised toredad ja mõnus seltskond, mõnus aura või selline on ka siin. Sel aastal osalesin ma laborinti läbiva robotiga. Võistlusrobotite ehitamise puhul kõige olulisem on võistlus ise, ehk siis on vaja teha kõigepealt endale reeglid selgeks ja sealt edasi tuleb siis hakata välja mõtlema erinevaid lahendusi, kuidas seda asja üleüldse võiks teha robotiga. Sealt edasi siis toimub roboti mehaanilise kuju väljamõtlemine, vastavalt ülesandele siis ka sinna elektroonika, ehk siis midagi, mis selle asja liikuma paneb. Ja kõige viimasena tavaliselt läheb sinna siis tarkus sisse, ehk siis kood, mis kõik need mehaanikakomponendid, elektroonikakomponendid omavahel ühendab ja liikuma paneb. Roboticsist olen ma peamiselt just õppinud seda, kui tähtis on tiimitöö, kui tähtis on suhtlemine oma tiimikaaslastega, et kas robot töötab korralikult, kas on õigesti ehitatud, kas sellel on vaja midagi veel juurde programmeerida. Kõik see on mind aidanud ka koolitöös ja ka mujalgi elus. Läbi oma elu olen ma näinud mitmeid erinevaid filme, nagu näiteks Tähtede sõda või Wall-E ja siis sealt on mulle mitmeid erinevad robotid meeldinud, alates võitlusrobotitega kuni lõpetades tavalise koristusrobotitega. Ja tänu sellele olen ma tahtnud ise ka hakata ehitama roboteid, neid programmeerima ja panna neid erinevaid ülesandeid ja käske täitma. Paar kuud enne Robotexi algust me saame kõik robootikas kokku, siis otsustame ära oma võimete ja kogemuste põhjal, et mida me võiksime sel aastal üritada sooritada ning seejärel jagame ennast tiimidesse, et kes oskab mida kõige paremini ja selle järgi siis tulevadki need robotid valmis lõpuks. Kindlasti, nagu ma alati toonitan, on need, kes tegelevad inseneriteaduse, matemaatika, tehnoloogia ja loodusteadusega eelisseisundis selles tulevases maailmas ja ma usun, et kõik teie, kes te olete siin täna ja osalete, teil on palju helgem tulevik kui need, kes ei viitsi õppida matemaatikat, tehnikat, inseneriteadust. Robotics on alati olnud natukene teistsugune. Arvatavasti mingil määral sellepärast, et tegemist on ikkagist ju koduvõistlusega, et me ei pea selleks minema kusagile välisriiki, tuleme üle tee peamajast spordijoonesse, et ei ole väga pikk teekond. Aga teiseks on Roboticsil on kuidagi teistsugune aura ja teistsugune flow. Et me oleme käinud erinevatel võistlustel nii Kesk-Euroopas kui ka siin lähinaabrite juures ja seal kogu see korralduse poole pealt on ka asi kuidagi nagu tohuvabohu ja siin seda vähemalt väliselt välja ei paista. Et kulisside taga kindlasti kõigil pea suitsib ja nädal aega magatud ei ole, aga minu kui osaleja jaoks ei ole seda tegelikult näha. Robotexi muudab eriliseks võrreldes teiste robotite võistlustega just see, et siin on väga palju teisi tegevusi. Seeläbi ongi Robotex väga suur ja lisaks sellele, et siin on väga palju võistlejaid, ootame igal aastal rohkem kui 10 000 pealtvaatajat. Robotex ei ole niivõrd suunatud ainult võistlejatele, vaid siin on ka külastaja päris nagu tähelepanu keskpunktis. Nendele pakutakse ka midagi. Mis tähendab seda, et pidevalt midagi toimub, ei ole sellist võistluste vahelist ala, kus kõik lihtsalt tuievad ringi, on messid, näidatakse ülikoole ja nii edasi. Robotex ei ole võistlus, vaid Robotex on ikkagist üritus. Ja see on midagi enamat kui ainult võistlus ja see teeb ka võistlusel osalemise natukene teistsuguseks. Et inimesi on juures, et see võistle
teiste võistlejate silme all, vaid sa võistled ka inimeste jaoks tänaval. Kui sul on nagu tribüüni täis inimesi, kes kaasa hõikab, kaasa elab täiega mingisugusele jalgpallifinaalile või millel iganes, see on ikka hoopis teine feeling. Ja see annab kindlasti väga palju juurde kogu sellele võistluselamusele siin. Minu kõige ägedamaks robootikaprojektiks on arvatavasti pidada neid esimesi roboteid, mis sai kunagi lapsepõlves tehtud, ehk siis esimesed Robotexi ülesande robotid aastatest 2004-2005. Et need arvatavasti on jätnud kõige suurema jälje minu edasisse ellu karjääri. Kui ma nüüd vaatan, et tullakse lausa peredega, tullakse niimoodi, kus isal on 2 väikest või 3 väikest last või poissi kõrval ja tutvutakse sellega, mida siin kõike näidatakse ja saadakse aru, et see on kõik huvitav, et see võiks ka nende laste jaoks siis sobida ja nad võiksid seda õppida ja siis nii-öelda oma elukutseks ka valida lõpuks. Robotiks annab ühiskonnale seda, et inimesed saavad aru, et olla insener on cool, on lahe, sa võid teha väga põnevaid asju. Sa saad töötada huvitavate probleemidega kallal, sa saad töötada teistega koos. Inimestel on teinekord selline mõtlemine, et kui ma olen arvutiinsener, siis ma istun kuskil nurgas ja kirjutan oma koodi ja kellegagi midagi ei räägi. Aga tänapäeval on tegelikult selliseid töid on väga vähe, isegi inseneridele, et see suhtlemisoskus ennast arusaadavaks teha, tiimis töötada, see muutub järjest olulisemaks. Ta näitab laiemalt, milleks inseneriharidust vaja on ja milline inseneriharidus võiks olla. Ta näitab näiteks seda, et inseneritöö on loominguline töö. Ta on huvitav töö, ta on põnev. Paljudel inimestel ei ole sellist tunnet, et ma lähen õppima inseneriks, see on nagu kuidagi kuiv äkki või midagi. Robotixil on näha, et see kindlasti niimoodi ei ole. Robootika õpetamise juures on kõige toredam minu meelest see, et näha ja vaadata neid säravaid silmi, neid noori, kes sellega tegelevad ja kes neid roboteid kokku paneb. Et Eesti noorte tehnoloogiaharidust edendame läbi selle. Loomulikult see kõik tuleb sellega kaasa. Kuna Robotexil on väga palju võistlusi, väga palju erinevaid võistlusalasid, siis see valiku tegemine on päris keeruline, kui niimoodi üldiselt võtta. Aga meie jaoks on valiku tegemine selles suhtes lihtne, et meie oleme spetsialiseerunud Lego robotitele ja kõik alad, mis puudutavad Lego roboteid, seal me lööme kaasa. Küll aga on meil eriliseks väljakutseks osaleda ka ICD Grand Challenge'i robotivõistlusel, mis on suhteliselt keerulise tehnoloogiaga sellised suured ja targad robotid. Lego robotit saab kokku panna täpselt tavalistest Lego klotsidest, aga sinna juurde sobituvad siis kontroller on siis tegelikult nagu arvuti, mida saab programmeerida ja siis selle arvuti küljes on mootorid ühelt poolt, mis panevad selle Lego klotsidest ehitatud auto või inimese või mis iganes seadeldis see on, panevad selle liikuma ja teiselt poolt on tal andurid küljes, mis siis võtavad väliskeskkonnast informatsiooni. Mina olen robotehitust juhendanud viimased 5-6 aastat ning näinud seal väga erinevaid tiimide kooslusi. On olnud selliseid üksiküritajaid ja on olnud selliseid nii-öelda tiimiga kokku pandud roboteid. Ja ma ütlen, et alati on tiimiga kokku pandud robotid paremad. Ja tiimis on siis tüüpiliselt tööjaotused sellised, et üks on ehitaja ja üks on programmeerija. Ja ma ütlen, et selline tiimitöö, mida vanemaks poisid, noored saavad,
seda paremini see tiimitöö välja tuleb ja seda paremad ka robotid tulevad. Ma arvan seda, et see Robotex üritus kui selline annab võimaluse inimestele tutvuda sellega, et kuidas robotid on tehtud, mis nende sees on ja vaadata ja aru saada, et ega siin ei olegi midagi keerulist. Tähtis on, et hakata selle teemaga ise pihta, hakata proovima algusest, hakata katsetama ja kui midagi juba tuleb, siis on võimalik ju järgmine samm alati teha ja edasi õppida. Kui rääkida Robotexi tulevikust, siis tuleks alustada minevikust. Oleme aastast aastasse väga tugevalt kasvanud. Me saame kasvada piiri taha välismaale. Eestis me oleme kõik, kes robotikaga tegelevad, enda hõlma alla saanud. Kes vähegi robotit ehitab, seega Robotexil osaleb. Küll aga me peame vaatama väga tugevalt rahvusvahelises suunas piiri taha, et saada võimalikult palju välisvõistlejaid. See on see, kuhu Robotexil annab kasvada. Robotexi tulevik 15-20 aasta mastaabis võiks olla maailma kõige suurem robotite vaheline võistlus. Mina arvan, et seda Robotexi võiks veel jõudsalt laiendada. Üks asi, mille võiks siia kindlasti juurde tuua, on näiteks droonide võistlus, et kus droonid mingisugustest rõngastest läbi lendavad. Siis võiks olla eraldi ruum sihukest uute ideede testimiseks, nagu meil on üritus Tehnohack. Võib-olla need kaks asja üldse kuidagi kokku siduda. Ja nii edasi, siia võiks kaasata rohkem tööstusroboteid võib-olla, mis tööstuses ka mingi ilma teevad, et siin mõned ettevõtted on, aga siiski neid saaks oluliselt rohkem siia kaasata. Et oleks vaja seda saali kuidagi jõudsamalt laiendada, et ruumi selle valdkonna jaoks nagu on üks jagu. Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et robotid võtavad ühel hetkel maailma üle ja kõik on paha ja kas me peaksime üleüldse arendama seda artificial intelligence'i ehk siis tehistarkust. Minu meelest see on nagu suhteliselt utoopiline. Küll Elon Musk ja kõik suured härrad nagu hoiatavad meid selle eest, et ühel hetkel kõik see nii-öelda singulaarsus tuleb ja robotid reaalselt võtavadki meie elu üle. Reaalsus on natukene teine, et ta pigem muudab meie elukorraldust ja meie kohaneme robotitega niivõrd palju, et see pigem toob meile kasu, kui et kahju. Congratulations, guys. So, time for the pictures. Despite some setbacks and long days, I hope that you're having the time of your life. Speaking of life, I assure you will have a great one. There is no better time to start with technology and robotics. You are going to be the ones
that give robots their jobs rather than those whose jobs will be stolen by them. I have great respect for you all. Thank you for participating in Robotex.